räägime edasi nartsissistidest, sotsiopaatidest ja psühhopaatidest ja teeme selgeks, et tegelikult nendel isiksuse häiretel ei ole võimalik tõmmata täpset joont vahele, vaid nende isiksuse häirele omased jooned ja karakteristikud korduvad. Ja üks see, mis neid iseloomustab kõiki, on just seesama kadedus. Nad on väga kadedad. Nad ei kannata seda, kui kellelgi läheb paremini kui neil. Ja selle üks põhjuseks on see egotsentrism ehk siis egomaania. Ehk siis tema peab olema nii-öelda pruut igas pulmas, surnu igal matusel ja kui see tähelepanu läheb temalt ära, siis see asi läheb tema jaoks väga niisuguseks ebameeldivaks. Ta ei talu seda, ta hakkab näiteks tujutsema, ta hakkab endale siis tähelepanu tõmbama, ta hakkab mängima pettunud, ta hakkab korraldama draamasid, kõik selle nimel, et see tähelepanu oleks temal. Ma arvan, et kõik te olete näinud seltskondades taolisi isikuid. Aga kadedus on neil väga suur. Sest et tavaline on see, et kui te näete, et kellelgi läheb hästi, siis te võite tunda kadedust, aga te tunnete kadedust koos kurbusega, et teil ei ole nii hästi. Aga tende puhul on see, et ta tunneb kadedust, aga ta tunneb mida? See, et keegi teine saavutab midagi või kellelgi teisel on midagi, see on täiesti ülekohtune tema arvates, sest et tema on ju parem kui teised. Ehk siis ta hakkab väga sageli hävitama, alavääristama, teie rõõmu nii-öelda ära võtma. Ja üks moment näiteks, mille järgi võiks kohe panna iseenda jaoks lipukese, punase lipukese püsti, on see, kui te lähete mingisuguse hea uudisega. Näiteks lähete jagama, et te saite tööl kõrgendust või et te saite ootamatult, ma ei tea, juurde raha kuskilt või saate mingi päranduse. Ja seal samas, kui te olete selle ära rääkinud, siis te tunnete hetk hiljem, et polegi ju midagi. Mis siin ikka olulist? Ehk siis teie saavutus, teie rõõm nagu muutub tühiseks. Ja võt see on alati üks märk, mida tasub tähele panna. Ehk siis ärge laske neilt võtta enda rõõmu. Ja kui te selliseid jooni nagu näete, siis palun katsuge vältida nende inimestega suhtlemist. Meil on õigus olla rõõmsad, meil on õigus olla uhked oma saavutuste üle. Meil on õigus ja armastusele kui elule, kui tervisele. Ja need, kes meilt tahavad seda ära võtta, olge nendega ettevaatlikud. Ehk siis edasi juba järgmistes videos.